Tere kõigile Unibeti spordipodcasti vaatajatele. Aprillikuu toob meieni mehe, kes Eestis käib viimasel ajal harva, aga kui tuleb, siis alati on rõõm temaga kohtuda ja spordijutte rääkida. Täpsemalt korvpallist. Meie tänase saate külaline on Eesti korvpallikoondise ja Eesti korvpalli tulevikumees, olevikumees Stefan Vaaks. Tere! Tervist! Said kodumaale, Stefan, ja kindlate põhjustega ikkagi. Sul oli vaja autojuhiload ära teha. Jah, täpselt, et nüüd tund aega tagasi on autojuhiload tehtud. Esmaspäev me seda hetkel siis salvestame ja saame värskelt öelda, et tund aega on meie liikluses üks noor siis nüüd juures. Kui lihtsalt või raskelt kogu see traalivaali käis? No eks väike närv oli sees, aga sain tehtud, et nüüd teate, et järgmised 6 kuud vähemalt minu lähedus ärge sõitkes. Järgmised 6 kuud, aga ilmselt enamus sellest ajast tööd Ameerika Ühendriikides, et Eestis tuled millal tagasi uuesti? No praegu ma pean 6. aprill minema tagasi USA-sse, ma pean kooli lõpetama ja siis loodetavasti äkki saan õpetajatega räägitud, et äkki saab e-õpetaja ja siis tulen tagasi loodetavasti siis aprillis ja siis maikuu olen ka ilmselt Eestis ja siis juunis tavaliselt hakkab siis koolidel nii-öelda see suvine ettevalmistus ja loodetavasti siis saan ka ülikooliga räägid, kuhu ma lähen, et saab ikka koondist esindada. Mis see tähendab siis suures plaanis? Ilmselt kõik juba teavad, et sa otsustasid siis oma nii-öelda esimese aasta järel, mis sa olid, ülikooli vahetada. Peatreener Kim English sai kinga. Tema oli see mees tegelikult, kelle pärast sa sinna usku läksid ka, kui me meenutame meie eelmist podcasti, et see oli mees, kes lubas sulle, ta täitus oma lubadused ja siis sai kinga. Ja sa otsustasid siis kohe päeva pealt, et sa oled ka. Nojah, et ma arvan, et kui oleks jäänud, siis olekski jäänud selle mõttega, et ma tean, mis mind ees ootab, et ma oleks olnud kindlas rollis, võistkond oleks ehitatud nii-öelda minu ümber. Et kuna treener sai kinga, siis ma arvasin, et nüüd on äkki õige hetk teha järgmine samm jälle, et väike samm jälle edasi võib-olla tugevamasse ülikooli ja teha siis, proovida siis teha enam-vähem nii-öelda statistikat nii-öelda tugevamas ülikoolis ja see omakorda siis, nagu ma ütlesin, pürgida võimalikult kõrgele ja kui suudan samu näited teha kõvemas ülikoolis, ülikool, mis jõuab March Madnessile, siis on ka nii-öelda väike võimalus jõuda siis sinna kõige tugevamasse liigasse, aga ma ikkagi, võtan ikkagi samm korraga, aga ma arvan, et siukses olukorras olen ja suhteliselt kuum nimi olen, siis tuleb proovida. Kahtlemata tuleb proovida, aga ega see uus koht, kuhu sa nüüd proovid, mida iganes, ega seal ei ehitata midagi sinu ümber ka ju, et ilmselt sa ikkagi midagi tead, sa aimad, sul on mingisugused nii-öelda vitsad vees, et sa saad aru, kuhu sa ikkagi nina topid. Turvaline oleks jääda ikkagi Providence'i? Ma ei ütleks, et turvaline oleks jääda Providence'i, et see uus treener, et temaga minu jaoks liiga palju muljet nii-öelda ei avaldanud, nii palju, kui ma temaga rääkisin ja siuke riski ma ütleks ikkagi, et pigem, ma räägin, ma siiamaani veel ei tea, kuhu ma lähen, et nüüd agentidega on kõned ja sealt valime välja siis kuskil algselt nii-öelda 8-10 ülikooli, siis teeme väikse taustauuringu ja sealt niimoodi lähme alla siis 6-4. See number 8-10, see kõlab niimoodi, et sa ikkagi oledki väga nõutud mees ja see 8-10 pakku, mis sulle tuleb ka? Ja need on põhimõtteliselt igast nii-öelda USA ülikoolist on pakkumine, et tuleb lihtsalt nii-öelda välja valida alguses 80 ülikooli, et ei ole mõtet nüüd 30 ülikooliga rääkida, et 80 ülikooli tuleb välja valida ja sealt nii-öelda lähed siis nii-öelda alla selle numbriga. Võib-olla kui jõuan sinna 3 juurde, et siis saan võib-olla kuskil visiitidel ka käia ja vaadata üle ja kuidas on ülikool, kuidas treenerid on ja siis saan oma valiku teha. No millist kossustiili sa nüüd tegelikult siis taga ajad uuest ülikoolist, kui sa Providence'i läksid, siis oli jutt, et selline run and gun ja vist tuleb tunnistada, et seda said ka, et seda oli palju. Kas sa tahad jätkata samasuguse stiiliga või sa tahad ikkagi nüüd natuke teistmoodi korvpalli ka mängida? No ma pigem tahaks ikkagi sükest Euroopa korvpalli rohkem mängida, et kuskil, kus oleks rohkem sükest süsteemi, et see run and gun,
et see samas nagu mulle sobib, et ma arvan, et ma olen sihuke mängija, kes nii-öelda rünnakul võib sobida ükskõik mis süsteemi, et ma võin mängida süsteemi, et ma olen seda mänginud Heiko Rannula käe all, olen mänginud Viimsis Valdoga siukest rohkem vabamat korvpalli, nüüd olen mänginud nagu Kim Englishi käe all siukest natuke kaootilist võib-olla korvpalli. Et aga ma arvan, et mis nagu mind teeb efektiivseks on ikkagi see, et ma suudan pick and rollis teistele luua ja suudan samas ka nii-öelda ilma pallita mängida, et ma arvan, et pigem jah, siukest süsteemset korvpalli tahaks ikkagi rohkem mängida, et pärast nii-öelda just sellist nii-öelda kaootilist võib-olla aastat. No sa ilmselt oled mingisugust töö teinud, kui ma natuke pinin edasi sellel teemal, et millised ülikoolid on, kes mängivad sellist euroopalikku kossu, julged sa need nimed välja öelda, et kelle poole sa ikkagi piilud nagu? Ma praegu ei hakka igaks juks ütlema, et ma ei tea, seal need NCAA need portaali need reeglid on nagu nad on, et ma praegult ei hakka ütlema, et aga no nagu nii, et selles mõttes, et 7. aprilliks võin nagu julgelt välja, et siis avatakse see portaal, et siis võin nagu välja öelda, et mis et ma ilmselt kindlasti tulevad mingi sotsiaalmeedias mingi postused ala mingi top 5 või top 6 ülikooli, mida ma vaatan, et selles mõttes, et kaua nagu ootama ei pea, et varsti nagu nii enam-vähem selguvad, et mis ülikoolid võiksid nagu mulle huvi pakkuda. Mis siis peatreener Kim Englishile ette heideti? Tegelikult tal oli ju päris mitu aastat veel lepingut alles, jõudis olla vist 3 hooaega või? 3 hooaega, jah. 3 hooaega jõudis olla peatreener ja ikkagi nagu positiivse poole peal olite võitude kaotustega, aga mis siis ette heideti, miks ta siis lahti lasti? No ikkagi see hooaeg läks ikkagi tegelikult ikkagi ebaõnnestus, ütleme niimoodi, et oma konverentsis siis olime 7 võitu 13 kaotused, see on ilmselgelt ebaõnnestumine, et eesmärk oli siuke 14 võitu saada ja 6 kaotust, ütleme, see oleks nagu siuke okei olnud, et tegelikult eelarve oli meil suur. Aga ma arvan, et lihtsalt, et need nagu inimesed, kes toodi nii-öelda võistkond, et võib-olla see tiimikeemia ei olnud hea ja palju oli siukest, et ise teha, kõik tahtsid ise teha, et ma arvan, et selle taha jäi ja Providence ongi, et seal terve see elu seal ongi korvpall, et seal ei ole mitte midagi muud. Muud sporti? No põhimõtteliselt, nii palju kui seal minu arust mingi sport oli veel mingi jäähoki, aga keegi viitsi seda jäähokit vaadata, et põhimõtteliselt oli terve elu oli nagu korvpall Providence'is ja fännid olid väga kirglikud ja selles mõttes, et fännid tahtsid ka treeneri vallandamist ja kahjuks siis nagu kool langes selle fännide surve alla ja valandasid siis peatreeneri pärast, ütleme, esimene aasta oli edukas, teine aasta oli nagu halb ja nüüd 3. aasta oli ka ikkagi ebaõnnestumine ja siis kool otsustas, et see ei ole nii-öelda nende jaoks piisav. No ilmselt väga paljudele Eesti korvpallisõpradele selline peatreener nagu Rick Pitino kommenteeris ka tegelikult Kim Englishi lahti laskmist seal ilmselt ja siis ütles, et tegelikult kaotati väga palju mänge napilt, et selliseid asju lihtsalt juhtub ja nii ta oli. Ja kui ma hakkasin lihtsalt protokollis järgi ajama, siis sa ilmselt tead ise paremini, aga lisaaja kaotuseid, kas oli 2 lisaajaga mäng, 1 lisaajaga mäng, need oli päris mitu ja lisaaja mängud kõik kaotasite. See oli jah, väga raske. Ma arvan, et siukest asja nagu me ei ole oma silmaga vähemalt näinud. Ühe vist võitsite lisaajal, aga äkki 4 kaotasite või? Me kaotasime 4. Oi, no pole hullu. No nii. Värske lubade omanik. Ja, et me kaotasime 4 mängu lisaajal. 1 mängu kaotasime, niimoodi olime 20-ga ees ja 3 mängu punkt ja 1 mängu kaotasime niimoodi, et me olime 1-ga ees. 1-ga olime ees ja siis tuli see kaklus, mis meil oli, kõik ma arvan on näinud seda ja siis meil see kõige parem mees Sellers läks ka selle kaklema, see saadeti minema ja siis selle mängu, nagu mis juhtisime ka nagu 2-ga või 1-ga, mis oli ja lõpuks kaotasime, et ma lugesin ette praegu 9 mängu, umbes 9-8 mängu, et kui ma saan aru, et neist 9 on nagu keeruline võita, aga oleks näiteks 5-6 võitnud, räägiks nagu teist juttu ja oleks nagu hooaeg võib öelda, et nagu õnnestunud, et kuidas need kaotused riietusruumis, kui jälle tuli napp kaotus, kelle otsa vaadati, kuidas kutid selle asja nagu ära klaarisid omavahel?
sihuke masendus oli ikka kogu aeg peal, et kogu aeg kaotad ja siis kogu aeg tuled vaatad seda, lähed sinna videoruumi ja kogu aeg vaatad, mis me valesti tegime ja oleks samas võitnud, oleks kõik olnud positiivne, et noh, sihuke mentaalselt oli, ma arvan, kõigil raske ja võib-olla ei olnud nagu nii koos ka, et kõik nagu noh, et see on alati niimoodi, et kui sa võidad, siis on nagu kerge nii-öelda läbi saada, kui kaotad, siis hakkadki näpuga näitama, kes tegi seda ja eks oli nagu keeruline. Kuidas sul oma nii-öelda positsiooni mängijatega, ütle see nimi, meeskonna parim, ütle see korra veel. Sellers, et Sellersi-sugune mees viskas ka palju peale, võttis palju ette, jagas palli vähem, et teil olid päris võrdsed numbrid, tegelikult ta isegi viskas vähe paremini, et nagu just nagu protsenti mõttes, et siin ei ole midagi öelda, protokolli valeta, aga see, kuidas see söötude arv oli, sul oli 99 hooaja peale, tal oli 54, et see näitab ka nagu täiesti teistsugust nagu mängustiili. Ja, et meil oli, ma arvan, et meil oli puudu nii-öelda ühest süksest nagu playmakerist, kes mängibki nagu ühe peal, meil ei olnud mitte ühtegi playmakerit ja lõpuks pidi mina nagu ühe peal mängima, aga samas nagu liikumisi ei olnud, et oli nagu keeruline midagi nagu organiseerida ka, et tulid nagu palliga üle ja siis... Aga seleta ära see, mis moodi liikumisi ei ole? Sul on hirmus treenerite punt koos ja liikumisi polegi? No eesmärk oli mängida kiiret korvpalli nii-öelda, et noh... Aga see nõuab liikumisi? No ei olnud, tulime palliga üle ja siis oli kas pick and roll või sööt edasi ja siis lõikad või paned siukse nii-öelda fake katte või mis iganes, et niimoodi me mängisime kuidagi, jah. Rünnaku aeg siis oli kindlalt paigas, et see peab kestma mingi 5 sekki või? Jah, meil oli siuke ütlus, et 3 and 3, et 3 sekundiga pead jõudma teisele poole 3 sekundi alasse. Jälle sinna siis vabaviskijoonu, mis on, et nagu toimis, olime esimesed oma konverentsis, aga meil vahepeal võib-olla kiilus kinni nende heade kaitsjate vastu, et kui nad viskasid sisse, siis nad jooksid tagasi ja panid oma selle asetuse püsti seal ja palju mängiti näiteks Maala meie vastu, et siis nagu suudeti meid nagu, kuidas ma ütlen, peatada ja liikumisi ei olnud ja siis kiilus kinni ja siis tuli kohe vastu, et tulid nagu siuksed palju kaotusi võib-olla ja siis nagu, et kui rünnak meil ei toiminud, ega siis me ei suutnud võita, et kui rünnak toimis, siis suutsime võita, aga noh, me mängi kaitse pealt ei võitnud, ma arvan, minu arust mitte kordagi. Aga mida pikad teil siis riietusruumis tegid, mis neil roll oli? Pikad ei saanud palli, et meil, nagu sa vaatad tegelikult kõiki need ülikoolis neid häid satse, et neil on alati siuke võimas pikk, kelle saab pukkiga mängida, et meil nagu me mängime minu arust nagu hooaja peal mitte ühti korda pukki. Nagu ma isegi ei tee nalja. Et pikad pidid ja meil treener ütles ka päris naljakalt, et aga mine võta lauast videoruumis. Mine võta lauast, et las olla see sinu nii-öelda liikumine, mine võta lauast. Ütlesin, no jah, selge siis, et no ja eks ma üritasin riputada, aga meil olid seal noh, kuidas ma ütlen, meil oli siuke huvitav süsteem, et kuidas me rünnakul mängisime, et ala, et kui sa nagu näiteks lähed läbi paremale, mängid pick and rolli paremale, siis nurgamees pidi lõikama ja 45 mees pidi minema siis nurka. Aga kui see nurgamees lõikas, siis ta tõi oma mehe juurde. Ehk siis ta võttis selle põhimõtteliselt selle nii-öelda äljuubi ära, siis ta tõi uue mehe juurde. Et tihti peale see oli ka, et jäi nagu minu jaoks arusaamatuks, et miks ta peab lõikama, siis ta võtab mul selle, ma ei saa pikale siis üles riputada. Aga sa ingliskeeli ütlesid seda või? No ütlesin jah, aga siis ta ütles, et aga siis see mees peab seisma jääma seal keset lõikamist, aga no mis sa arvad, et kas jäädi seisma või isegi et jäädud. Et oli jah, et no kui punkte sai, siis riputasid ja teine variant oli, et võttis lauas ja viskas sisse, et aga jah, pukki me ei mänginud. Millised te treeningud siis olid? Kuidas see ülesehitus käis? Lihtsalt, mis seal tehti siis? No trenni tegime... No kõigepealt oli kool ja siis kuskil 1-2 paika alustasime. Kõigepealt video, vahepeal oli jõusaal, mingi viskamine enne seda, siis oli tiimitrenn. Pärast seda oli siuke recovery, ma ei tea, külmad soojad vannid. Kui pikk see kõik välja nägi siis pärast kooli? No umbes siuke 2-6 äkki. 2-6 iga päev, kui mängupäev ei olnud, jah? Põhimõtteliselt jah, et pärast mängupäeva oli siuke kergem, aga muidu siuke 2-6, et pluss pärast mingi söögid asjad otsa, et ikkagi nagu päris pikk päev oli, et kui sa, ma ei tea, 9-10 paiku lähed kooli ja siis vahepeal kodus ei käinud ja siis kella 5-6 olidki seal. No ikkagi nagu käis tööpäev? No põhimõtteliselt jah.
aga no ei saa kurta ka ju. Selle eest raha maksasegi. Et ikkagi makstakse. Jah. Mis päeval palgapäev oli? Ma ei küsi numbrid, mis päeval oli palgapäev? Kuupäev oli? 5. tavaliselt meil Eesti? Minul oli 15. oktoober, 15. november, 15. Detsember? 15. oktoober, 15. detsember, 15. märts, 15. mai, ehk siis 4 osas maksta. Niimoodi? 15. kuupäev ikka oli siis see päev, kui kõll käis? Nojah, aga noh, see ei olnud iga kuu selles mõttes, aga noh, seda raha ma nagunii liiga palju puutun, nii et. Arusaadav. Muu eluolu. Sinna minnes, ega sa selle Ameerika fänn ju väga ei ole. On inimesed, kes on väga suured Ameerika fännid, sina väga suur Ameerika fänn ikkagi vist ei ole. Või see aasta tegi sus mingid muutused? Ei teinud, et pigem vastupidi, et ikkagi siuke Eesti kultuur ja kõik see on nagu kartuli ja sousti mees. Jah, et seal on asjad käivad teistmoodi, inimesed on väga sotsiaalsed ja siuke heaelu ühiskond ja et see kõik nagu kuidagi ei olnud mulle, et. Ometi sa võtsid hooaja jooksul päris mitu korda sõna just fännide teemal ja mind natuke isegi nagu hämmastas see, et sa ikkagi nagu suhteliselt ilma filtrita, ma ei tea, kas ainult meie meedias või seal kohalikus meedias ka, et kuule, et mida te jaurate, et miks te kohe närvi lähete, kui üks kaotus tuleb, miks te hakkate kohe vilet laskma ja nii edasi, et ei ole väga tavaline see. No 13 pealtvaatajat paneb sulle vilet niimoodi, et 2 minutit on mängitud mängust, okei, me 14-2 taha ja me lõpuks võitsime selle mängu 20-ga. Et minu arust fännid on mitte kordagi nagu võistkonna taga või treeneri taga. Et kogu aeg oli Fire Kim ja et ei olnud kordagi, no minule vähemalt mängija ei olnud kordagi, et nad oleks nagu meie taga. Nemad nagu lihtsalt panid meile puid iga asja eest ja no see rikkus nagu vibe, et nad nagu ei aidanud minu arust võita. Et ma saan aru, et nad tahavad võita. Me tahame ka mängijatena võita, aga minu arust nad ei aidanud kaasa, aga respekt nagu selle poolest, nad tulid iga kord nagu kohale, et ikkagi palju mänge oli nagu täismaja, palju mänge oli seal 10 000, 9 000 pealtvaatajat, et selles mõttes respekt, aga lihtsalt, et kui nagu kohale tulla, siis et võiks nagu aidata võita, mitte see, et me. Aga kas see käib, sa ilmselt rääkisid kellegi, kas see käib läbi ajalannega kaasas või personaalselt oligi Kim Englishi vastu midagi või mis see oli nagu? No lihtsalt kirglikud fännid, kes tahavad võita ja Kim siis ei võitnud ja siis oligi, mingid mängud tuldi näiteks prügikottidega kohale, et kuidas see peaks nagu aitama meil võita, et kui siuke nagu, aga samas mingil määral nagu motiveeris ka, et ma mäletan, et mul just see nagu hooaja lõpupool oli nagu, ma kustusin nagu Twitteri ära, ma ei saanud Twitterisse minna, seal oli, see kõik oli mürk, sa ei saanud seda lugeda, mis seal. Sa kustusid ära või? Twitteri ma kustusin ära jah, et ma olin haige 2 mängu ja 2 mängu võideti. Ja siis ma tulin tagasi, ma tegelikult ei olnud konditsioonis, et mängida, aga treener tahtis, ma mängiks ja eks ise ka nagu tahtsin mängida. Ma olin 39, mis iganes palavikus olnud mingi nädal aega, polnud trenni teinud. 5 kilo olin alla võtnud, mängisin, viskasin väljakult viskeid 12 1. Ja ma arvan, et karjääri üks nagu kehvemaid mänge. Ja siis Twitterisse läksin pärast, siis korra lugesin ja siis kustutasin pärast seda ära, et seal oli nii palju sükest viha ja ma ei tea mida ja siis järgmise mängu kaotasime täpselt samamoodi ja siis tuli see Big East nii-öelda, mis oli play-off. Et kus ma tegin 2 head mängu järjest, et siis ma kustutasin Twitteri ära, ei lugenud. Ma teadsin, et neil on midagi minu vastu, siis ma viskasin 28-23 sanga, et siis võtsin Twitteri lahti ja siis jällegi olid nagu positiivsed, aga samas ikka nüüd loed, jälle võtan Twitteri lahti siis ja et vaaks see, vaaks too, et siuke nagu laaven. See käib ainult sinu kohta või see käib ka teiste meeskonna kaaslastega? Ma arvan, et kõigi kohta, aga siuke love-and-hate relationship, et osad nagu armastavad, osad vihkavad, et mängid hästi, siis. Aga kandus see nagu Twitterist edasi kuidagi nagu ülikooli koridoridesse ka, et koolis said rahulikult käia või kuidas see kõik oli? No ega need ülikooli, ütleme lapsed siis ei julgenud väga midagi nagu mulle öelda, et lihtsalt jõllitasid vahepeal ja midagi nagu halvasti mulle niimoodi otse nagu ülikoolis öelda, et aga see nagu kõik see, ma mäletan, et me mingi mäng kaotasime, siis oli niimoodi, et õues kell mingi 1-2 öösel, seal oli mingi pidu on ju, nagu ikka ülikoolidel nagu kombeks on ja siis mingi 1000 õpilast äkki karjusid õues, et Fire Kim English mingi, et niimoodi nad julgesid seal karjuda kambaga, aga üksik niimoodi tuleb kuule, et sa mängisid üle kehvasti, et vaata, sükest asja, nii palju mune neil ei olnud. Seda ikkagi ei ole, et see ikkagi kaugelt plärtsumine, see on see, mis.
sobib jah. Aga meeskonnakaaslastest see omavaheline läbisaamine, sa ütlesid, et see oli nagu kaotada siis ikka on see, aga kui sa võrdled nagu ütleme Viimsi satsiga, Cramo satsiga, et okei, Viimsi sats ongi sellised nooremad, eks ole, et seal on ju kõigil tohutud egod mulle tundub. Kirjelda natuke seda egode pauku. No eks raske oli kellelegi midagi öelda, ütleme niimoodi, et ega väga kuuldesse ei võetud, et ja treener ütles mulle, et mina pean liider olema võistkonnas, et aga kuidas ma tulen Euroopast, see on minu esimene aasta ja sul on seal mingid teatud vennad 4 aasta mehed ja saavad kordades rohkem palka kui mina ja palka, ütleme NAL raha siis. Et siis nagu oli keeruline nagu liidri rollis olla, et ja treener sai sellest nagu aru, aga nemad nagu nägi mind nii-öelda liidri rollis, et kui ma oleks näiteks järgmine aasta jäänud, siis oleks mul seda kergem teha olnud, et võib-olla siin on nagu Martin Torbek, Kalev Cramos, et 34 siis nagu ilmselgelt tahad kuulata, et tal on nii palju seda kogemuse pagas siin liigas ja üldse Kalev Cramos, et seal sükest nagu venda ei olnud ja kõik olid siuksed egod ja siis Gerd Kriisa läheb seda teespidi praegu. Valuse mõttes. aga okei. Kas see, et ma tegelikult kuulsin mõnest kohast siin hooaja jooksul, et ega nüüd kõik ameeriklased, võib-olla isegi väga paljud neist ei võta nagu rõõmuga neid Euroopa poisse vastu. Räägi natuke seda tausta ka, et tegelikult ütleme, üks asi on see nilrahad, las see jääb, aga teine asi on ikkagi see sama ülikooli haridus, mida ameeriklane ise peab siis maksma ja ütleme jämedalt sinu koolis äkki see aasta maks koos kõikide elamiste asjade 89 000 aastas on ju. Et okei, seal tulevad mingisugused boonused, värgid, et reaalselt lõpuks makstakse 50 000 võib-olla siis per pere, eks, aga mis on ka suur raha. Ehk et ma mõtlengi seda, et kuidas see nagu vastuvõtt on, et jälle tuleb keegi, kes ei maksa seda raha, võtab veel siit nagu rämedat pappi ise välja. Tundsid sa seda kuidagi? Ei, et seal nagu teatakse, et seal nagu see on normaalne, et selles mõttes, et aga ma mõtlen, et nagu tiimikaaslased, et nemad nagu alahindasid julmalt mind, et nemad arvasid mingi suvaline valge poiss, et tuli siia USA-sse, et mind koheldi nagu, ma ei tea, seda ütleme, disrespect oli ikkagi alguses palju, aga et mul oli vigastus ka, ega ei saanud nagu platsi peal tõestada ka midagi, aga siis, kui terveks sain ja platsile tulin, et alguses oli keeruline, aga iga nädalaga läks paremaks ja siis mingid trennid nagu domineerisid ja tuli nagu paremini välja, siis nagu tundsid juba, nägid nagu nende silmis, et see on nagu austus minu vastu, et see oli nagu täiesti teine, aga alguses oli... Iga trenn pidi tõestama? Pidi tõestama, et seal, nagu ma räägin, kui sa võrdled seda Cramo Viimsi trennidega, et seal on ikkagi siuke rahulik ja siuke, käid need liikumise asju läbi, et okei, Heikoga seal oli palju jooksmist ja asju, aga seal nagu oli siuke, ütleme, dogfight, ütleme niimoodi, et kogu aeg käis andmine, kogu aeg käis tõestamine, et väga-väga intensiivsed trennid, et kuskil see on nagu jalga sirgeks lasta, et midagi valesti tegid kohe uuesti, et pidid kõike nagu, ütleme niimoodi, siis maksimumi lähedast tegema. Ja ilmselt niisama pai keegi ei tee ikkagi. See on karm elu. Kui sa seal oled siuke, ütleme, soft, et siuke pehme, et siis süüakse väga kiirelt ära, et sa pidid nii mentaalselt kui ka füüsiliselt ikkagi pidid nagu tugev olema, et pidi korras olema, et muidu see lihtsalt süüakse ära selle. No see, ütleme, suhteliselt väga noores eas kogetud Hispaania kogemus kindlasti tuli kasuks ka. No kindlasti, et siis nagu oled olnud juba siukses keskkonnas, et mul see lätlasest võistkonnakaaslane, kes VEF-is mängis, et ta ikkagi söödi ära seal, et ta ei olnud seda kogemust all ja sellepärast ta nagu mänguaega ka ei saanud. Nii ta läks. Rääkides sellest füüsilisest, siis sama, mida sa siin jälle sügise poole vist ütlesid, et sa ei saa päris täpselt nagu aru, mida te teete seal jõusaalis, et ainult pumpamine käib, räme pumpamine. Palju siis juurde pumpasid omale kehakaalu? No pärast vigastust mul oli septembris oli 98 kilo, et siis ma hakkasin nagu trenni ka tegema, aga see ilmselgelt oli nagu liiga palju, et ma nagu ei liikunud jalgadest. Ja nüüd siuke võistluskaal, ütleme niimoodi, siis oli 95, 96. Et see on nagu täitsa tipp-top, et vigastada sain ma äkki olin siis 91, et nagu on juurde tulnud.
lihast. Puhtalt lihase pealt? No enam-vähem jah, et mul... Said sa lõpuks aru, miks tehti? Sa ootasid mingit plahvatust ja mingit sellist, et liikuvust ka tuleks juurde, aga tegelikult seda see nagu ei tehtud suga, eks? Ei, et võib-olla sellest nagu tunnengi kõige rohkem puudust, et just nende pisikeste jõuliste ameeriklaste vastu, et nagu jalgadest ja plahvatus võib-olla natukene puudu, et minu pikkuse juures, et ma liigun hästi, aga tahaks nagu kiiremini liikuda ja tahaks nagu rohkem plahvatuslik olla, et sihukest asja me ei teinud selle, et oli... Tegid sa selle kohta väikse nagu, ma ei tea, palju see treenerite staff, kui suur see treenerite staff teil üldse oli selle? No palju, mingi 7. 7? Jah. No ja siis neid nii-öelda Jimmy mehi oli siis 2. No ütlesid sa neile, et kuule tegelikult, miks te teete muga nii? Ma küsisin, et ma tahaks nagu plahvatuslikke asju teha, siis ta ütles, et hooaja sees ei saa. Et kui ma tulin, siis ma ei hakka mitte midagi ütlema, et suvaline Eesti poiss hakkab oma nina jälle sinna nokkima, et aga... Ega see on huvitav lihtsalt, ma arvan, see on su enda jaoks ka huvitav, et Ei no ma küsisin, et aga miks me ei tee siis, et ma tahaks teha, et ma tunnen sellest puudust, siis ta ütles, et hooaja sees ei saa, et kui hooaeg on läbi, siis teeme. Aga sul jäi põhimõtteliselt hooaja ettevalmistus tegemata, sest sa olid vigastatud. No täpselt. Nii, aga see neid ei huvitanud? Ei. Laisad olid. Nemad olid laisad? Ma ütleks küll, et mul on, nagu ma kuskil mainisin ka seda, aga see taastumisperiood, mis ma tegin Eestis oli palju parem kui see, mis ma tegin USA-s, et minu jaoks natuke nagu jäid laisaks, et tundsin, et nagu ei, ma ei tea, kas võib-olla oligi see, et suvaline valge poiss, et ei viitsitud nagu tegeleda, et võib-olla oleks, ma ei tea, see sama Sellers, temaga oleks tegeletud paremini, aga... ikkagi see on nii? See on nii, jah, muidugi on. Et nagu jah, aga jumal tänatud, et sain tehtud Eestis selle taastusraavi peamiselt, et tundsin, et nagu tuli kasuks. See, kui sa midagi lähed küsima, siis ma selles jutus saan ikkagi aru, et pigem ikkagi koputa ukse peale ja siis pane uks kinni ja nii on. Nii on, et ma käisin ikkagi palju seal füso juures. Et alati oli vastus, et kõik on korras, mine sooja vanni ja külma vanni, kõik saab korda. Aga ei, seal need, vahepeal tegin, seal olid mingi nõelravid ja kõik oli ikkagi tipptasemel, aga lihtsalt nagu füsioterapeut nagu liiga palju ei viitsinud nagu sellega tegeleda, et sa pidid ikkagi nagu palju peale suruma ja iga kord, kui nagu tegi sulle, siis pidid ikka ilusti aitäh ütlema, et pärast ikka uuesti teeks, et kui mingi mure on. Äkki isegi... mingi Eesti särgi viima ja... Ei, võib-olla seal ütlema, et kuule, et maksan sulle eraldi. Nii, sellised asjad läbi ei lähe. Jah, täiesti võimalik, aga ma mäletan ka, et jutt käis, et talle mingi maksta piisavalt või midagi. Aha, ikkagi oli? Ikkagi oli jah, et ikkagi maksta piisavalt ja jutt algas sellest, et ma ütlesin, et aga ma küsisin mingit abi või midagi blablabla ja siis ma ütlesin, et aga see on ju su töö, ja siis ma ütlesin, et töö, aga mille eest ei maksta nagu piisavalt, et seal... Ikkagi sellised laused käivad läbi? Käisid läbi, jah. Käisid läbi. Ja siis võisid... Eks seal, kui sa tead, vaata, mis raha need väiksed ülikooli inimesed saavad seal seda NAL-i asju ja siis ma arvan, et mis palk temal on ikkagi kordades palk väiksem, et ma kujutan, et võis nagu ärritada teda. Nägid sa sellist suhtumist kuidagi kuskil mujal ka, et nii-öelda meeskonna sees muude staffidega, et teid noori kutte, kes hetkeseisuga nüüd nii-öelda saavad päris korralikult tasustatud? Kusjuures nagu meeskonna siseselt oli nagu suhteliselt vähe seda, et kuule, ta saab nii palju ja ma saan nii vähe, aga teatud meestega mingi palk tuli välja ja siis ikkagi omavahel rääkisid, et kuule, kuulsid, et ta saab nii palju ja nii halb statistika, et vahepeal ikka seda oli, aga ma arvan, et ma ootasin ausalt öeldes rohkemat seda, et seal tegelikult need ju summad on, teatud meestel on väga suured, teatud meestel on väiksemad, aga ma arvan, selle kohta oli liiga palju lärmi, nagu selle kohta ei olnud. Kuidas seal kohapeal räägitakse? Me ei rääginud sinu rahasummadest ja see on ka arusaadav ja ei peagi rääkima, aga mis sa arvad, kaua see nüüd kestab selline asi? Ehk et tegelikult nüüd eurooplased massiliselt sinna tormavad kõik ja kõik üritavad oma seda nii-öelda lepingut kätte saada.
tunned sa, et seal kuskil on nagu piir ees, et see ei saa niimoodi kestma jääda? See on tõesti väga küsimus, et minu arust nüüd see summa järgmine aasta, need summad järgmine aasta veel tõusevad, et ma arvan, et kuskil nad peavad mingi salary cap või midagi sellist nagu NBA-s on, et peab kuskilt nagu ette tulema, et muidu nagu need võistkonnad, kellel lihtsalt ongi rohkem raha, et nad hakkavadki võitma. Et kui sa vaatad praegu March Madnessid, et kes need tugevamad ülikoolid on, et neil kõigil on ikkagi suurem nii-öelda. Täna öine üks mäng oli päris lõpplahendus, oli seal, see oli Yukon ja siis Duke. Jah. Et need on mõlemad nii selles mõttes. Yukon on samamoodi väga rikas, jah. Jah, et Yukonist rääkides, siis me juhtisime nende vastu 13-ga. 3 minutit lõppu mängisime maha ja lisada saame kotti. aga jah, et mingi salary cap peab jooksma, et muidu see lihtsalt läheb nii ulmeliseks, et need väiksemad ülikoolid, kellel ei ole nii palju raha, et nad ei saagi lihtsalt siis võita. Lähedale üldse kuskil et sa ei saa isegi nagu mehi endale, et sa peadki võtma mingi kõige odavamad mehi põhimõtteliselt. Nii et sa hetkel tundub, et sattusid oma karjääris ideaalsel hetkel, kus nii-öelda praegu ikkagi on vool ainult positiivses suunas, rahavool. Ja ma rääkisin selle Patrick Tapega eelmine aasta, et ta oli nii kade, et ütles, et kurat, et tuleks... Tape siis endine Kalevis, jah, nii. Ütles ka, et kurat sündisin valel ajal, et oleks võinud 5-6 aastat hiljem, et siis oleks hästi olnud, aga... Vabalt võib öelda ka, et ütleme 5-6 aasta pärast enam sellist pidu ei ole ka. Võimalik. Vabalt võib olla, eks ole. Ma arvan küll, et see on täiesti võimalik. Kuidas sa nüüd ise nagu tervikuna näed siis, et kui sa kooli jutte räägid, sa mingid aineid pole veel päriselt nagu võtnud või mida sa tegid koolis siis? No üldainete spetsialist, et ei, mul oli, ma ei tea, siuke nagu Black Studies, communication, et sellised üldained ma praegult eriala ei valinud, et seal ei olnud nagu midagi, mis mind kõnetaks, et spordiga seoses, et järgmine ülikool, kuhu lähen, et seal loodetavasti siis on midagi, mis nagu mind huvitab ka, et ei ole lihtsalt see tühi õpin, et mis võiks nagu tulevikus kasuks olla, et jah. Eriala valiku mõttes sa oled siis mingi otsuse teinud, mida sa tahad. Ja siis see ongi nii, et esimene aasta ei pea valima, on ju? Tegelikult esimest 2 aastat ei pea valima. 2 aastat isegi, jah. Nii et sul on 1 aasta justkui nagu veel puhtalt üldaine spetsialist olla. Kuidas see tase sulle tundub, et Eesti poiss läheb, saab hakkama küll seal? No arvestades seda, kui palju ma olen õpetanud Eestis, siis on ikkagi, ma ütleks ikka väga kerge. Et nii palju, kui ise järge pead, kodutöid teed, siis ega midagi keerulist ei ole. Lauldes läbi? Jah. Miks see nii on huvitav? Ma ei tea. No seal on heaolu ühiskond. Et peab olema niimoodi, et iga laps saaks ikkagi läbitud ülikooli. Minu arvamus, ma ei tea, miks, aga üsna kerge on ikkagi, kui ma nüüd räägin siin sõpradega, kes teevad ülikooli siin Tartus ja TalTechis, et nemad ikka räägivad, et neil on nagu vähe raskem see asi seal. On see nii, et ainult sportlaseid veetakse niimoodi läbi või tegelikult see on ikkagi nagu kõigile nii? Ei, kõigil. Mul on täpselt sama ju õppekava, mis ka teistel õpilastel. Et seal ei tehta erisusi? No võib-olla õpetajad on siuksed leebemad sinuga ja saad nagu koolis puududa, kui sul mängud on ja niimoodi leebemalt, aga selles mõttes ma pean ikka samu eksamit tegema, samu kodutöid tegema, et minu jaoks nagu midagi kergemat ei ole, et lihtsalt saan puududa võib-olla rohkem ja õpetajad on sõbralikumad minuga, et võib-olla see on ainuke siuke erinevus. Välismängudel käimine, kuidas see välja nägi? See on kindlasti Eesti inimestele huvitav teada. No eralennukiga ikka, et... Koolilennuk? Ei olnud kooli, et see oli lihtsalt nagu tavalilennuk, lihtsalt ainult võistkonnal. Ainult võistkonnal, jah. Ja, et bussiga läksime sinna, kiire passikontroll, 5 minutit ja siis lennukile ja läksid ja siis täpselt samamoodi tagasi. Päris lahe oli, et iga kord said jalgu sirutada ja väga mugav. Ehk et see kõik, absoluutselt kõik. No see tipptasemel. See oli tipptasemel. Tipptasemel, et tingimused kõik olid tipptasemel, et seda ei anna võrrelda, mis siin Eestis Kalev Cramos näiteks oli või Viimsis, mis iganes. bussiga 8 tundi Leepas. Ei no Viimsid sa oled ikkagi pidanud organisatsiooni mõttes paremaks Cramos, et seda sa oled ka otsa välja öelnud ja pead seda siiamaani, ma saan aru. Ja ma arvan, et Viimsis tehakse asju väga professionaalselt, et miks ma nagu nendega trenni teen, et mitte et nagu Cramol midagi viga, et lihtsalt ongi, et ma ei taha nagu raamat maha teha, et ikkagi tänu neile ma sinna ülikooli sain aga lihtsalt, et niimoodi kui võrdlusse panna, siis lihtsalt Viimsil
grammi võrra ikkagi parem see organisatsioon. praegu teed ka Viimsiga trenni kaasa siin. Jah. See on lubatud, seda ei ole sul, aga tegelikult sul ei olegi praegu mitte ühtegi keeldu peal vist, eks? No kui ma lihtsalt trenni teen, see ei ole keelatud. Ma vaatasin mingi Kreeka kutt, kes ka kukkus välja, ma ei mäleta, ma oskan nime öelda, see läks Panathinaikose trenni, et see on nagu ka päris nagu hea minek, aga mismoodi sinu elu edasi nüüd näeb üldse, sul on hooaeg läbi, no ütleme samamoodi, Veesaarel samamoodi, hooaeg lõppes pauku ära, mis siis edasi tehakse? See ei ole nii, et nüüd on kõik. No põhimõtteliselt ongi, nüüd on kõik ja hooaeg läbi sai, ega treeneritega rohkem kokku ei saanud, mängijatega ei ole nagu suhelnud, teatud nagu inimesed on, kellega nagu siuke hea klapp oli ja nagu võib öelda et olid sõbrad, et nendega natuke suhted käis seal loopimas vahepeal, et aga jah, et treenid said nagu põhimõtteliselt paugu pealt läbi ja kuna treener sai kinga ka, siis oli. Aga uus treener ei võtta siis ennem kui alles. Võeti ära treener uus. Ei, ma mõtlen, aga ta ei võtta satsi ennem kokku kui alles siis uuel hooajal või? Ei, no tal ei ole lihtsalt, eks ta praegult nii-öelda räägib siis nende, et kuule jää siia, aga no tundub, et kõik lähevad sinna portaali, et ei ole nagu kellegiga trenni teha nagunii. Ehk siis ja need, kes sinna portaali lähevad. Saavad 7. aprillil alles. Nagu, nii, aga need ei tohi siis justkui praegu oma vanas kohas, nagu sina ka siis ei tohi oma vanas hallis trenni teha või? Vana ülikooli eest või? No see on praegult lahtine veel, et see, ütleme, kes seal on see athletic director, et ta otsustab veel seda, et kuidas, kes võib teha, et praegult võib, sellepärast, et ametlikult me pole veel ülikooli vahetanud, aga 7. aprill näiteks, kui me ametlikult sõlmid selle lepingu teise ülikooliga, siis ongi küsimärgi all, et kas sa võid kasutada saali. Kui palju siis sinu satsist minema jookseb? Ma arvan, eks meil oli palju seniorid esiteks, et neil sai see eligibility otsa, et nemad nagunii peavad ära minema ja pluss need mehed, kellel oli eligibility, ma tean juba, et minuga koos 4 inimest on vähemalt ennast juba öelnud, et nad lähevad portaali. Et ma pakun, et üle 2-3 kindlasti ja et tehakse täiesti uus sats? Täiesti uus sats tuleb järgmine aasta. See pole ka päris tavaline vist? Enam jah, et NAL maailmas see on nagu juba normaalsus. Normaalsus, jah? Jah. Ja okei. Kes sinu satsist reaalselt NBA peale mõtleb? Sinu NBA drafti jutud käisid ka vahepeal, aga need jutud vist on maha läinud. No jah, et eks iga mees mõtleb, ma arvan, seal NBA peale, aga palju reaalsus sinna saavad. Ma arvan, et Sellers, et väga töökas kutt, väga osav. Võib-olla see, et kui oleks tal see IQ pool parem, et oleks kindel NBA mees, et praegult ma ei usu, et ta draftis läheb. Võib-olla teise raundi lõpus, aga kui ei peaks minema, ma arvan, et ta selle two-way lepingu ikkagi saab, et väga füüsiline osav kutt, et sükest mängijat nagu pole nagu kohanud, et ma arvan, et selle Big East Conference üks nagu parimaid mehi, et aga igati ära teeninud, et väga töökas kutt, et alati oli kohal. 6 hommikul käis viskamas, et tal oli jah, süke ball is life ja respekt, et ma väga loodan, et ta saab sinna liigasse, et ta on nagu päriselt nagu vaeva ka näinud selle jaoks, et ei ole lihtsalt see, et on looduse poolt antud. Et keegi oli töökam kui sina või? Ta oli kindlasti töökam kui mina, et sellist nagu töökust ma polegi nagu varem kohanud. Siin räägiti Rutherfordi kohta, aga Kramos, et see oli ka hirmus töökas mees olnud, aga tänaseks on siit läinud, aga millest see nagu väljendus, mis moodi see töökuses väljendus? Sa ütlesid, et 6 hommikul käis viskamas. Reast käis, kui meil oli trenn näiteks kell 7 hommikul, ma mäletan, jõusaal, siis ta oli kell 6 hommikul kohal ja viskas ja mitte lihtsalt sörkis ja viskas, vaid nagu reaalselt viskas. Edasi-tagasi jooksmid asjad, et ta kõike tegi nagu 100-ga, et ta ei puhanud mitte kunagi, et ei oskagi nagu selgitada, et alati. Mis see taust oli? Mis kandi kutt on siis? Ta peab nagu läbi närima ennast kuskilt nagu või? Ta oli Columbus, Georgiast oli pärit, et tal minu arust suri nagu parim sõber ka veel ära enne hooaega, siis ta oli nagu ekstra motiveeritud ja et selline tubli töökas kutt, et minu arust tal pere ei olnud ka kõige rikkam, et siis ta oli... Ilmselt need ongi need põhjus. No jah, et pere ei olnud ka just nagu kõige rikkam, et ma tean, et ta nagu emale nagu eraldi kandis raha ja värki, et väga respekt ja tal on minu arust isegi väike laps,
et mitte minu arust, vaid tal on väike laps, et tal on nagu vaja ka sinna nagu saada, et nagu ameeriklastel on ja neil on vaja raha, et nii-öelda siis kindlustada pere ära, aga mitte vähe, et neile ju meeldib igale poole raha raisata, et talle meeldis ka ikkagi natukene seda raha raisata ilusate nende kettide peale ja et tal oli ka see, et ta igal juhul tahtis nii-öelda saada ja nägi ka selle nimel vaeva. Aga sa ise siis selle jutu järgi ma saan aru, et nagu ikkagi magasid hommikuti rahal. No mulle meeldib tööd teha, aga ma kell, kui need trennid olid niigi rasked minu jaoks, siis kell 6 hommikul tund aega enne trenni ma ei suutnud ja ma pean tunnistama, ma ei ole ka perfektne. Aga ütlesid, trennid olid rasked. Mis see raske tähendas siis? Nagu trenni ikkagi tegime, siis väga intensiivne, et jalga sirgeks ei saanud lasta, et kui meil need trennid olid, et me tagusime seal 1-1 ja tegime nii, jutustamist oli vähe, et oligi lihtsalt et õigesti ja valesti. Ja et 1-1 tegime, siis isegi kui mänge viskas mööda, siis kui treeneril ei sobinud, et kui oli liiga, ma ei tea, ei olnud piisavalt hästi kaitstud treeneri silmis, et siis pidid ikkagi uuesti kaitsesse minema. Ja nii kaua tegid, kuni treenerile sobis siis su kaitsemäng. Et kõik oli nii-öelda siis, pidid nagu perfektselt tegema. Ja tänu sellele ka trennid nagu kaua kestsid, et kõik pidi nagu olema perfektne. Vastu mulisesid? Seda ei ole? Seda oli kusjuures suhteliselt palju. Aga siis treener saatis pikalt, aga see oli siuke nagu mulle jäi mulje, et nagu treenerile meeldis, et kui sa nagu vaidlesid temaga, et siis saidki nagu karjud üksteise peale ja siis läks nagu asi paremaks. Seal nagu mingit sellist nagu viha või kätte maksu või sellist nagu, seda ei olnud? Oli küll, aga tegid väljakul, aga mitte nagu treener. Ühe mängiga oli päris naljakas lugu, et treener ütles talle, et sa oled isekas, sa ei sööda palli, sa mõtled ainult enda peale. Ja siis järgmine mäng ei võtta mitte ühtegi viset nagu trennis. Et oli täiesti vaba ja siis ei visanud trennis. Ja siis treener saatis pikalt. Aga selline jonnimine tegelikult ei ole okei ju? No ei olnud, sellepärast see hooaeg läkski nii nagu ta läks, et oli nagu, see oli ainult üks mees, et see jonnimine, siuke asi, et see ei mõjunud hästi ja aga mäletan endal, mul oli väga hea kogemus, et treeneril nagu meeldis provotseerida, et siin nagu käima ajada. Et pool ajal lasin nagu paar korda ära panna ja mingi box-out jäi tegemata ja treener nagu sõna otsa mõttes nagu sõimas mind 5 minutit järjest, et sa oled sa oled soft, et mine tagasi oma Eesti-Läti liigasse, sest ei ole mitte keegi ja... Sellised laused käivad riietusumis läbi, jah? No muidugi see oli tavaline ikkagi Ameerikas, et no ühesõnaga lihtsalt 5 minutit järjest ainult sõimas nagu ja lihtsalt mitte niimoodi, et nagu eestlane sõimab, et natuke ütleb kehvasti, vaid reaalsõna otsa mõttes sõimas karjus, ütles, et mine taga, see ajas mind nii närvi, et ja siis järgmine poolek kohe oli nagu teine mees, et äratas nagu üles, et ta seda nagu oskas neid õigeid nuppe vajutada, et ma olen siuke vend nagu tavaliselt ka, et kes nagu, kellele meeldib nagu võtta isiklikult ja siis pärast nagu, kuna ma näitan talle ja siis ma viskasin 3 tema eest sisse ja siis ma ütlesin talle natuke halvasti ja siis ta pärast ütles mulle bussi, aga mul on täiesti okei, et sa võid mulle halvasti öelda, et mulle meeldib see. Ma ütlesin, no selge, siis ütlen sulle järgmine kord halvasti ja sa ütlen mulle halvasti ja see okei. Nii, jah? Aga see mäng, kui läks 8-3-st, on su karjääri tipphetk? No Paukile panin ka 8. Aga vahe on sellised, Paukiga kaotsime, et partneriga võitsime. Et ma arvan, et võib küll öelda tipphetk, et võib-olla see Pauk ja see, et sa mängid Madison Square Gardenis ka, et see on nagu eriti lahe, et see nagu eluks ajaks meelde, et saad nagu lastele rääkida. No ma arvan, et Pauki asja saaks ka nii mõnigi rääkida lastele ka, aga see lihtsalt on natuke teine, mida sul on 2 lugu juba tegelikult siis põhimõtteliselt või? No jah, ma arvan, et ikkagi selle hooaja nagu kõige lahedam hetk oli, kui me mängisime selle St. Jones'i vastu, kes March Madnessile top 16 hulka jõudis ja me 3. jaanuar mängisime täismajas Madison Square Gardenis 20 000 pealtvaatajat ja esimene poolaeg 0-le ja siis teine poolaeg viskasin 16 sanga, kõik nad olid põhimõtteliselt seal viimase, mis nad oli, 6 minutit või mis iganes, et ja siis nii-öelda tassisin võidule ja võitsime ära ja see oli nagu väga lahe. Aga räägi sellest mängukirjeldust, kui sa paned nagu, ütleme, sama mäng, poolaeg 0 peal, eks ole, aga samas treener ju ootab sult, on ju? Ma võtsin ühe viske, et ma ei saanud palligi.
sa saad palligi? ma ei saanud palligi, ma jooksin nurgas nurka nii, ja teisel poolel siis mis juhtus, mis muutus? no, üks mees pandi pingile ja siis treener on alati mind usaldanud, et ja siis Sa ütlesid treenerile pool ajal näiteks, et kuule, come on. ei, no ta näeb ise ka ju. No ta näeb ise ka ja ta ei olnud loll mees, et ta ikkagi jagas seda asja. Et no ja siis üks mees pandi pingile ja siis viskasin ühe 3 sisse ja siis jättiski selle mehe pingile ja siis mina nagu sain hakata toimetama enda selle teise freshmaniga, kes mul oli, see Jamir Jones, et kahekesi nagu tegime selle mängu ära lõpus. Aga see 28 punkti mäng, seal ei olnud nagu küsimust, et hakkas kohe minema ja nii oligi. Jah, seal oli jällegi naljakas olukord, ma viskasin 2-3 sisse ja mul treener oli alati see, et sa pead viskama. Mul pole kunagi sellist asja olnud, et treener ütleb mulle, et ma pean rohkem viskama. Veel rohkem? Veel rohkem. Sellist asja pole mitte kunagi mul elus olnud. Hispaanias, Viimsis, Gramos, et alati on nagu olnud, et vaba oled, siis treener ütles, et sa pead viskama, aga mul ei olnud nagu, mul tuli nagu sööt nurka ja siis seda nagu juhtunud nagu mitu korda hooaja sees. Mul vahepeal nagu isegi meeldib rohkem põrgatuse pealt visata. Tegelikult paari artiklit lugedes sealt USA meedia poole pealt ka, siis mis oligi see sinu nii-öelda kiituse pool, et sa suudad tekitada ise endale millestki nagu viskekohad. Et see nüüd midagi siis nagu, mis tuli sulle selle aastaga kaasa või? Eks ma arvan alati seda, eks isaga olen ju palju teinud hommikusi trenne ja harjutanud seda, et nüüd tuleb võib-olla välja. Et tegelikult tuli Viimis ka see välja ja Gramos ka võtsin suhteliselt palju põrjas. Aga nüüd nagu eriti palju liikumisi ei ole, siis ongi palju jääb see 1-1 peale. Et aga jah, seesama, tulles tagasi selle jutu juurde, et mul vahepeal nagu tuleb sööt välja, ei saa nagu palju õigesti kätte, siis nagu okei, ma pigem jätan viskemata ja siis sa vaatad enda seljad, treener karjub, et mingi vaag, shoot the ball, mingi bla, mingi karjub lihtsalt sõimab jälle vaata, et siis järgmine rünnak ütlesin okei, no võtsin palli, tegin ühe põrgasse, siis panin 3 kotti ja siis ütleb, siis ta näitab näpuga sulle, vaata, et ma ütlesin sulle, et viska. Aga näed, aga tal oli õigus. No oli, aga no tihti, aga hästi palju olukordi, kus ka mööda panid ja siis mõtlesin, et mulle nagu esimest korda elus siuke nagu asi, et treener ütleb, et viska, vaata, mulle nagu ei meeldi, kui ta ütleb mulle, et viska, mina ise otsustan, millal ma viskan, et selles mõttes, et ma loen ka mängu, vaata, et mul saan palli vaata vahepeal, no lihtsalt ei ole seda õiget nagu tunnetust, et pigem nagu mängin välja ja saame äkki parema viskekoha, et aga no meil tihtipeale seda paremat viskekohta lõpuks ei tulnudki, et sellepärast treener tahtski, et ma viskaks. Kui sa nüüd vaatasid, kindlasti vaatasid, jälgisid, meil oli siin igasuguseid probleeme Eesti koondisega. Mis pilguga sa vaatasid neid koondise mänge, mis siin toimusid? Ja no igal juhul tahtsin, et mõned mängud oleks võitnud, et siis oleks ju edasi peas kindlustatud. Jällegi juulis oleks võib-olla siis noortele rohkem antud mänguaega ja võib-olla ässad ei oleks nagu siis kohale tulnud. Aga ma ei tea, minu arust see esimene Rootsi mäng oli täitsa nagu lahe oli vaadata nagu siukest Euroopa korvpalli, kus on nagu liikumised ja väga meeldis ja teine mäng oli lihtsalt, ma ei tea, väike nagu ülemõtlemine ja siis võib-olla väiksed pinged olid peale ja kuidagi vabakad ei läinud sisse ja midagi läinud sisse. No mitte, jah. Et mis teha, no see on korvpall, et vahepeal läheb sisse, vahepeal ei lähe sisse, et kahju, et nagu Unibetis siin kuidagi ei ole sisse läinud. Tundsid sa nagu ikkagi nagu sihukest tunnet, et kurat, no ma tahaksin minna ja otsustada need asjad. No ikka tahaks, et ma võib-olla annan koondisele võib-olla sellised hetked tekivad, et ma võib-olla saan anda siukest särtsu, et nagu, sest ma ei ole siuke nagu, ütleme niimoodi ülemõtleja liiga palju, et kui mängus on see, siis mul nagu austeldes nagu, vahet ei ole, et ma võin tulla ja panna peale, et kui see, et ma lihtsalt jooksen nurgast nurka, et ja kui läheb mööda, siis läheb mööda ja siis tulen tagasi pingile või mis iganes, aga samas ma võin olla selline X-faktor, et kui mul on see, et kui ma ikkagi nagu ühe sisse panen, et ma võin siin 2-3 tükki järjest veel panna, et ma arvan, et esimese viske tähtsus on väga tähtis, mõnele on väga tähtis, mõnele pole üldse. No mul ausalt öeldes ei ole väga tähtis, aga mul on lihtsalt ühte vaja. Et kui ma sul ühe kätte saan, siis ma nagu, siis võib mitu tükki järgi ka olla. Kui läheb esimesed 5 mööda, suva pole, kui 6 läheb sisse, siis võid järgmised 5 minna. Põhimõtteliselt nii. Nii on, jah. Ja, okay. Seda oli USA's ka suhteliselt palju seast. Kas suvel me näeme sind koondises või ei näe, küsime otse ära, et ma saan aru, et siin tahtmise taha ja nagu midagi, aga lihtsalt on küsimus, kas uus ülikool lubab või ei luba? No eks jah, et seal lõpuks ei ole seda kindlustust, et USA ülikooli ja siis et ei saa seda kindlustust kuidagi nagu teha, et aga nüüd ongi küsimus, kas ülikool tahab seda riski võtta, et lasta mind, et kui ma peaks vigastada saama, et jällegi nad maksavad suurt raha ikkagi
ja kas pole, aga see reaalselt pole ikka jätkuvalt mitte mingit kindlustust ei ole või ikkagi tegelikult mingi summa eest mingi kindlustus on olemas? no nii palju, kui ma Heikoga olen rääkinud ja no mul on nüüd pärast Unibeti on Raido Roosiga väike jutuajamine, et aga minu teada jah, nii suurte summadega ülikooli ja koondiste vahel mingit kindlustust vist nagu teha ei saa, et praeguse info järgi. Jah. Aga sa proovid ikkagi siis nii-öelda lepingusse panna klausli, proovin jah. Et läheb, et tuled koondisesse? No kuna jah, et need nagu valikud on, et siis ma saan ala nõuda, et kuule, et aga mul see ülikool lubas vaata koondisse minna ja te ei luba, et ma siis läheks sinna teise ülikooli, et ma saan seda enda jaoks ära kasutada. Et agentidele on kindlasti öeldud, et ma tahan koondisse minna, et aga lihtsalt ma ei tea, et pärast on see, et kõik ülikoolid ütlevad, et kuule, me ei saa sind lasta, et siis on nagu. Sa räägid kogu aeg agentidele, kui palju sul nüüd agente on siis lõpuks? No nüüd on, sõlmisin siis uue nii-öelda lepingu Exceli agentuuriga, seal on Jokic, Sengun, võib-olla kõige kuulsamad nimed, Caitlin Clark. Miks sul oli vaja minna sinna? No sest ega nimi on suhteliselt suur praegult Ameerikas ja ülikoolid võivad seal. See agentuur võttis suga ise ühendust? Jaa, nad võttis tegelikult juba septembris või novembris pärast esimest mängu ühendust, aga siis ma arvasin, et ka ei ole vajadust. Aga nüüd näen, et on vajadus ja nii-öelda uut suuremat agentuuri taha, kes ikkagi teavad, mida nad teevad, ütleme niimoodi seal ülikoolis, et vana agendiga suusad risti ei läinud? Siin on. No praegult veel teeme koostööd, et meil seal jah, mingid asjad ei klappinud, aga ma olen ikkagi lojaalne vend ja proovime asjad nagu selgeks rääkida. Et aga jah, et nägin ikkagi vajadust, et nüüd on vaja suurema agentuuriga sõlmida leping. See suurem agentuur tähendab siis, mida nad sulle pakuvad siis? Mis see teistmoodi on, mida vana agent pakub? No nad on nagu professionaalid, nad teavad, mida nad teevad, et saavad ka nagu väljaspool korvpalli asjadega aidata, ala seal maksud ja investeeringud, bränd, et ma ei tea, viisaasjad, et kui pere mis iganes tahab tulla minu juurde elama või mis iganes mingi pikemaks ajaks, et kõik selline nii-öelda muu olme ja kõik see täpselt, et pluss nad teavad, kuidas ülikooli market, kõik, kuidas see NHL töötab paremini, et ja pluss kui juba kõrgele pürgida, siis võiks ju ikkagi eesmärk nii-öelda see NBA olla. Mismoodi siis nüüd elu edasi läheb? Autojuhiload on käes, auto on välja valitud? Ei ole. Ma ei tea, ma pean Raido Roosiga rääkima, et äkki saab jah mingi lahedus Škoda või midagi. Lahedus Škoda? Jah, et ma võin Škodaga ka ringi, mul need Ferrarid ja Audid ja mis iganes, need BMW-d, et mul peaasi, et auto sõidab punktist A punkti B, et ei ole probleemi. Sellega muret ei ole, Tallinna linna vahel ma mingit Tallarat või mingit sihukest asja nägema ei hakka? Ei, no vähemalt praegu mitte, et ma ei ole sihuke suure autofanat ka, et tagasihoidlik Eesti mees. Kuhu siis sissetulekud investeeritakse, seda oskad öelda? Ma arvan, et ma jätan enda teada, et ei ole vaja siin kõigile rääkida enda investeeringutest. Aga see töö käib? No töö käib, jah. Saad hakkama, abilisi vaja pole? No ilmselt ikka on, et kui summad lähevad suureks, siis tuleb ikkagi kuskil finantsnõustajaga võtta, et keegi tahab, siis kui keegi on valmis mulle teenust pakkuma, et hea meelega kuulan ja jah. Sa oled kindlasti väga paljudele eeskuga, kuule, mitu särki müüdi? Tead ka, kas seda arvestust pidades, mitu vaksi särki maha müüdi siis? Ei tea veel hetkel. Ei tea? Tagasi lähen, siis küsin, aga praegu hetkel ei tea. Aga oli populaarne? No ma loodan, et oli. Et sa oled tegelikult eeskuju ju ka väga paljudele noortele, et siin ma tean, et meie saadet ka noored korvpalli harrastajad, sinu korvpallis ka väga noored, ka vaatavad. Mis su sõnum on noortele, kuidas teha? No ma arvan, et korvpallile keskenduda, siis tuleb anda endast kõik, et ei saa nagu üle jala seda asja teha, et kuule ma täna ei viitsi või et ohverdama peab? Ohverdama peab palju, et nii on. Ja teiseks võib-olla, mis nagu pärast Ameerikat just nagu, mis nagu võiks olla sõnum, et Eestis ollakse nagu pehmed, ma ütleks, et treener ütles mulle halvasti või treener tegi seda ja siis ma solvun, aga mul ei sobi see, vaat.
ma lihtsalt räägin, kuidas USA-s asjad on, et seal treener võib sind sõimata nagu, sõimab sul näo täis ja asi läheb edasi, aga ta ei tee seda sellepärast, et kuule, sa ei meeldi mulle, ta teeb seda sellepärast, et ta tahab sinust maksimumi välja võtta. Et nagu, mis ma nagu ka USA-s õppisin hästi palju, et sa pead lihtsalt seda kriitikat suutma võtma ja siis sellest nagu parandused tegema, et ma arvan, et Eestis ka, et siin me oleme liiga pehmed. Oleme liiga pehmed ja arvame, et asjad peavadki kergesti käima, et ei käi asjad kergesti ja midagi ei tule kergelt. Et see on minu võib-olla sõnum noortele, et kui treener midagi halvasti ütleb, et siis järelikult on asja eest. See diskussioon, mis täna toimub Eestis meil olümpiavõidu ümber, ma ei tea, palju sa seda kõike oled jälginud, see kõnetab väga hästi, sest tegelikult siis ka seda USA suhtumist, et kergelt ei saagi mitte midagi tulla, ohverdama peab ja asju peab alla neelama. Ehk et see kõik on tegelikult nii-öelda parema tuleviku nimel. Jaa, et nagu ma räägin, et ma ise ei ole, mulle ka endale nagu ei meeldi, kui treener tuleb ja haugub su peale või ja siis arvad, et mis tal viga on, vaata, aga nagu eriti just nagu nooremas eas, et mäletan küll, kuidas U18 Chris Killing mul näo täis sõimas, aga lõpuks saan ikkagi aru, vaata, et lihtsalt minust üritatakse maksimum välja võtta, järelikult oli asja eest. Et olen nagu aastatega õppinud paremini seda kriitikat taluma ja see on nagu siis mentaalselt minust nii-öelda tugevama ja nii-öelda parema siis mängija, et jah. Igal juhul, kõik nooremad ja vanemad, suur tänu, et vaatasite meie seekordset episoodi. Stefan Vaaks oli meiega. Edu sulle igal juhul, et su unistused siis täituksid. Praegu läheb küll kõik väga lepase reega, vähemalt kõrvaltvaatajatele, et asjad sujuvad. Ja järgmisel kuul on meil uus külaline ja vaatame siis, kuidas temaga sujumas on. Aitäh, et vaatasite, kuulmiseni kohtumiseni.